Tere õhtust, korvpallisõbrad! Kätteni jõudnud saate Pall korvi esimese hooaja viimane saade ja see jõuab teieni Leedust, Kaunasest. Nagu paljud kindlasti juba taipasid, siis põhjuseks on Siim-Sander Vene, kellega pikemalt vestleme. Lisaks teeme täna juttu ka teiste sellel hooajal välismaal mänginud eestlastega ja loomulikult ei puudu saatest ka Eesti Meisterliiga ja Euroliiga lõppvaatused. Saate lõpus loosime välja ka mitmeid auhindu nii Unibetilt, FIFA spordilt kui ka ajakirjalt Basketball. Aga nüüd tänase saate juurde. Siim-Sander Vene ja Kaunase Žalgiris on jõudnud Leedu meistrivõistluste finaali. Žalgirise peatreener Gintaras Krapikas näeb Venel finaalis suurt rolli. Kristjan Kangur pidi tänavu Itaalias leppima 11. kohaga, Stendi Musok võitis Venemaa superliigas pronksi ning Kaido Saks Taanis hõbeda. Euroopa meistrivõistluste finaalturniirini on jäänud 102 päeva. Eesti meistertiitli võitis tänavu Tartu Ülikool Rock, alistades finaalis Kalev Cramo mängudega 4-1. Sellised on tänased teemad ja pikemalt vestleme Eesti koondislase Siim-Sander Venega. Tere õhtust! Tervist! Ja tema elukaaslase samuti Leedus mängiva Elerin Tammikuga. Tere! Tere! No Siim, alustaks sinu hooajast, et finaalseeria on veel ees. Hooaeg algas tegelikult päris raskelt, et seal mänguminuteid oli üsna vähe. Mida hooaeg edasi, seda paremaks on esitused läinud? No see aasta on nagu niimoodi välja kukkunud jah, et algus läks nagu jube raskemalt ja mida aeg edasi, seda nagu paremaks võib-olla on see situatsioon läinud, et noh, eks ta oli siuke alguses raskem ja pärast vähe lõbusam. Kas seal nagu mõjutas päris palju see, et olid tegelikult vigastusest taastumas või mis nüansid seal mängisid, et just hooaja algus nagu ei kulgenud oodatult? Pigem oli nagu see, et mingi hetk suurte meeste nagu rollijaotused natuke muutusid, et Songaila liikus nagu rohkem 4 pealt 5 peale ja siis minul jäi nagu siis 4 kohta ja siis nagu minule rohkem või siis ma nii-öelda võitlesin selle koha endale, et see oli nagu üks selline suuremaid muutuseid lihtsalt. Elerin, sina oled samuti nüüd 2 hooaega Leedus mänginud, et kuidas siin üldse naiste korvpalli tase on ja kuidas teil läinud on? Naiste korvpalli tase on ikka võrreldes Eestiga on kõrgem, parem. Esimene hooaeg, kui ma siia tulin, siis meil läks suht hästi, minul läks hästi. Balti liigat mängisime, Final Fouri saime, medalist jäime muidugi ilma. Aga see aasta oli nagu siuke kõva langus, et mina ei saanud mängida, võistkond ei olnud nagu absoluutselt nagu see, kes ta oli nagu ennem eelmine aasta. Aga karika pronksi saime, see oli nagu positiivne. Aga Siim, ka sinu hooaja tipphetkeks praeguseni on olnud tegelikult ju karikavõit Žalgirisega, et just seal sellel nädalalõpul otsustavates mängudes olid kõige paremas vormis. Jah, seal võib-olla tekkis see selline natuke nagu mingi murrangu hetk võib-olla, et see oli nagu esimene selline hetk, kus nagu mitu mängu järjest nagu tuli välja selles mõttes, et siis nagu see oli selline stabiilsem hetk või selline nagu korralikumad esitused tulid, et selles mõttes jah, kindlasti on hooaja tipphetk, et siis me nagu konkreetselt midagi võitsime, et kuldmedal ikkagi ja noh, see meie Žalgirise Riitase duell on nagu ta on alati, et nagu selles mõttes ka, et noh, esimese nii-öelda auhinna võitsime ikkagi meie, mitte nemad. Aga enne kui jätkame vestlust siis stuudiost, vaatame, mida arvavad sinu senisest hooajast treenerid Gintaras Krapikas ja Šarunas Jasikevitšus. I think in general we started with a little different idea. And Simas was always playing against, in Lithuanian league games because of the matchups. Because as a 4-position small player, he matches up much better with the, with the Lithuanian power forwards. And then I think
all through the year by really working hard. He got really confidence in himself, so he started playing a lot more, and I think he became a very important player in the second part of the season. Let's also not forget that Simas had many problems with the injuries last year, so I think that's another reason why maybe at the beginning of the season it was a little bit more difficult for him to catch a good form and to produce, and then, the good thing about him is that even when his minutes were really low, he was not giving up. He was coming to work every day, and usually for those types of players, sooner or later, a situation works out. So it's exactly what happened with him. He's one of the most important players now on the team. I mean, I'm really lucky to have seen him in this kind of shape, because he can play offensively, very aggressive, because he can score as on a post or on a perimeter, and he is very intelligent in the basketball play. Defensively, he is closing all the holes what the team is making. So at the moment, I'm really satisfied with his game, with his presentation. And there's a big difference between his game or his behaving in the beginning of the season at the moment. Siim-Sander Vene saldoks jäi tänavu Euroliigas 14 mängus keskmiselt 9 minutiga 3,4 punkti. Leedu liigas on ta enne finaalseeriat osalenud 42 mängus ja visanud 5,4 punkti. Hooaja teine pool on Venel olnud selgelt parem ja septembris toimuval EM-il on ta kindlasti Eesti koondise üks liidreid ja saab mängida mitme klubikaaslase vastu, kes kuuluvad Leedu koondisse. I think Lithuania is a favorite in the group, and it's only on us how the opponents will play against us. And when we're talking about Estonia, first of all, we gave Simas some individual workout in summer, and he will not take a part in the national team. No, it's a joke. So we're joking a lot of months about the game Lithuania-Estonia, and okay. For sure, I wish Simas personal and a great game, and for us, Lithuania, for sure, to win a game. I think the Baltic countries, they all have a very good chance to advance. Obviously, I'm not familiar too much with the Estonian team because simply they haven't been, playing any, competition where they so seen, in the last couple of years, and it's. So I don't know much about the Estonian national team at this point, I will be honest. And at the same time, Estonian basketball always has its own mark, its own sort of like imprint, how they played, and always been, smart basketball with a lot of good outside shooters. Žalgirise peatreeneri Krapikase leping lõpeb hooaja lõpus ning käinud on kuulujutud, et praegune abitreener olümpiapronks ja Euroopa meister Šarūnas Jasikevitšus võib saada peatreeneriks. Samas on Jasikevitšus seostatud ka teiste riikide tippklubidega. I'm hearing some rumors myself, and these are very funny because at the end of the day nobody speaks to me yet, so I would like to hear them first, but it hasn't happened yet. Žalgiris on täitnud hooajaeelsest 3 eesmärgist 2. Euroliigas jõuti 16 parema hulka ja lisaks on võidetud Leedu karikas. Krapikase sõnul ootab kõige raskemaga ees. Meistritiitli võitmiseks tuleb alistada Vilniuse Lietuvas Riitas. Sellised mõtted siis Krapikaselt ja Jasikevitšuselt, aga hooaeg on kohe lõppemas. Siim, oled juba mõelnud ka järgmise hooaja peale. Plaanid, soovid jätkata Žalgirises? No ega siin ei ole väga midagi mõelda praegu selles mõttes, et kõige tähtsamad mängud on tulemas alles. Suvel nagu ei ole väga minu otsustada selles mõttes, et mul on +1 klubiga alla kirjutatud, et nemad siis saavad öelda, kas nad siis soovivad jätkata või ei soovi jätkata minuga koos. EM on tulemas selles mõttes. Mul hooaja alguseni on veel palju aega, et praegu ma selle peale väga palju veel ei mõtle. Aga Krapikasel ka leping lõppemas, kas on olnud juba juttu, et kas ta jätkab või on lahkumas klubist? Üldiselt ei ole nagu väga arutatud sellest midagi, ei ühegi mänge, ei treeneritega vist, et eks palju sõltub sellest, kuidas hooaeg lõpeb ja siis ilmselt vaadatakse edasi. Aga siin hooaja keskel vahepeal või õigemini alguse poole, kui sa said vähe mänguaega, oli juttu ka sellest, et võib-olla saab teoks siin üleminek Kalev Cramosse, et kui tõsised need läbirääkimised olid või kaugele need jõudsid?
Ütleme nii, et ega nad väga tõsiseks ei jõudnudki minna, et Kalev esitas oma soovi klubisse ja sealt öeldi küllaltki konkreetselt ei, et selles mõttes minul nagu klubijuhtidega mingisugust arutelu ei tekkinudki, et lihtsalt öeldi kohe kiirelt ei ära ja sinna paika see asi ei. Aga Elerin, millised on sinu mõtted järgmiseks hooajaks, et sa pead vist klubi valima Siimu järgi või? Kohustatud ei ole, aga eks lihtsam on niikuinii vaata mõlemale, kui me oleme koos. Et raske on ju niimoodi, et kui ma lähen hooaja alguses minema ja siis umbes 9 kuu pärast näeme. Et lihtsam on muidugi vaadata, kus saab koos olla, aga kui on vaja kuhugi majale minna, siis ma lähen kuhugi majale. Aga millised on, ütleme, praegusel hetkel väljavaated või soovid, et kas tahaksid Leedu liigas jätkata samas klubis või vahetada klubi või on ka mujalt mingeid pakkumisi? Selles klubis ma kindlasti ei jätka. Sealt ma tulin ära. Käisin tegelikult testimisel Bosnias. Et sealt on suhteliselt suur huvi mu vastu. Aga see on tõsiselt kaugel minu jaoks. Selle peale ma peame natuke mõtlema. Aga kui Siim jääb näiteks Leetu, ma arvan, et siis tuleb kuskil otsida midagi äkki siia lähedale kuhugi. Selge, aga enne kui jätkame vestlust koondiste teemal, vaatame üle, kuidas mängisid sellel hooajal teised piiri taga lepingut saanud eestlased. Nii nagu Eesti meistriliiga on tänaseks oma lõpplahenduse leidnud, on ka enamuse välisliigades pallinud koondislaste hooaeg juba otsa lõppenud. Näiteks on juba Eestisse jõudnud koondise kapten Kristjan Kangur, kelle hooaeg Itaalias Vareses kulges kui Ameerika mägedel. Tegemist oli Kanguri jaoks juba 5. täishooajaga tugevas Itaalia liigas, kuid tänavu jäi ta esmakordselt play-offidest eemale. Vastakad tunded selles suhtes, et ei läinud võistkonnal väga hästi, kui minul nii tervise suhtes kui ka muudes numbrites, et väga palju jäi puudu ideaalist või heast. Aga samas on mul hea meel, et ma tulin operatsioonist välja ja ma olin suuteline jälle sporti tegema ja korvpalli mängima, nii et jah, nagu ma ütlesin, vastakad tunded. Väga vist statistikat pärast seda vigastust taga ei ajandale? Jah, ütleme nii, et ega ma ei ole väga kunagi statistikat väga otseselt taga ajanud, aga ütleme nii, et ma ei olnud nii efektne või nii kasulik, kui ma võib-olla varem sain olla. Et minu jaoks oli tähtis, et ma suudan platsil olla ja pean seal vastu ning see pakkus mulle vähemalt hea meel. Varese lõpetas põhiturniiri 12 võidu ja 18 kaotusega, mis andis 16 meeskonna hulgas 11. koha. Osa klubi oodatust pisut nigelamas käekäigus oli ka Kanguri novembris saadud vigastusel, mille tõttu tuli minna 14 kuu jooksul teisele seljaoperatsioonile. Tagasituleku tegi Kangur veebruari alguses. Kuid mis koondise jaoks peamine on see, et mehe tervis on tänaseks korras ning Kangur saab rahulikult sügiseseks EM-iks vormi timmida. Kuna ma nüüd tänaseks päevaks olen juba nädalakese puhata saanud, siis enesetunne on iseenesest hea, et sörkimas ja veidi jõusaalis saab käia ja toonust hoida, seda ma pean paratamatult tegema, et ma ei tohi ennast käest ära lasta, aga eks sellisel vigastuse puhul võtab lihtsalt aega, et on vaja puhkust ja sellist natuke rahulikumat olemist, et selline tempo ja tamp tuleb nagu tagant ära võtta. Milliseks peab koondise kapten aga meie võimalusi Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril Lätis? Seda on raske ennustada, et ma olen mitmel pool välja öelnud, et me läheme kindlasti võitlema. Et kui me võitleme, siis see võib meid võiduni viia. Eks seda nüüd siis sügise poole näha ole, aga kindlasti ma arvan, kõik lähevad 100% endast andma ja kui meil on natukene õnne ja õnnestumisi, siis võib sealt midagi head välja vooluda. Tuleva hooaja kohta ei osanud Eesti viimaste aastate edukaim korvpallur aga veel midagi öelda. Kanguri sõnul võtab ta rahulikult ning laseb enda agendil asjadega toimetada. Soov on aga Itaalias jätkata. Ma ei ole oma agendiga sellel teemal väga rääkinud, me pole plaane paika pannud ja nii edasi. Et eesmärk on ikkagi piiri taga jätkata, loodetavasti Itaalias kuskil juba pigem või puhtalt perekondlikel põhjustel, kuna mul poiss räägib keelt ja tunneb seal keskkonnas ennast väga mugavalt. Nii et, aga kunagi ei tea, eks pakkumisi ja selliseid variante võib tulla selliseid ootamatusi, nii et ma olen ikkagi seda meelt, et ma jätkan piiri taga.
Olgugi, et Kristjan Kangur play-offi ja seega ka medalimängudele ei jõudnud, ei jäänud Eesti mehed välisliigades siiski säravate autasudeta. Näiteks Taani korvpalli kõrgliigas pidi Kaido Saksa kodumeeskond Aarhusi Bakken Bears leppima hõbemedalitega, kui finaalseeria 6. mängus kaotati võõrsil Horsensile kindlalt 55-72 ja kogu seeria seega sama seisuga 4-2. Ega rahule ei saa jääda, et Taani karikas me kukkusime välja, Euro Challenge'is võite ei saanud ja lõpuks siis finaalis ka langesime nii-öelda ja saime siis hõbedad. Et jah, isiklikus plaanis muidugi kogemus sai juurde ja igati põnev hooaeg oli, aga rahule ei saa jääda. Hooaja alguses oli Saks oma klubis kindel põhimees, kuid hooaja lõpetas väheste mänguminutitega. Miks nii? Sain siis reielihase vigastus, maakeeli siis puuka otse reide, et see võttis kuuks ajaks võttis mind pikalina. Sealt tagasi tulla oli päris halb, et seal füsiod nägid suurt vaeva, et mul uuesti liikuma saada asi. Ja selle nahka ta läkski ja siis oli tagasi tulles siis rotatsioonid ja asjad olid kõik nagu paigast ära, et treeneril oli ka keeruline mehi mängitada. Medalitele jõudis ka Üllar Kerde juhendatav Moskva Dinamo meeskond, kus mängib teadupärast ka koondise põhimängujuht Sten Timusok. Nemad alistasid Venemaa esiliiga pronksiseeria 4. kohtumises võõrsil Jekaterinburgi Urali 70-69 ning võitsid kogu seeria mängudega 3-1. Viimases mängus sai Eesti koondise mängujuht Sten Timusok mänguaega 19 minutit, kuid punkte ei visanud. Küll aga panustas ta võitu 6 resultatiivset söötu. Septembris ootab Eesti koondist ees Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Kristjan Kanguri jaoks ei olnud tegelikult see hooaeg kõige parem, et selles valguses võiks öelda, Siim, et oled septembris Eesti koondise liider. Kõigepealt peab koondisesse saama, et ei tea, peatreener lubas suveks palju ülesandeid anda, et ei tea, kas üldse lastakse koondisesse ja kas Tiit üldse võtab koondisesse. Aga iseenesest Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on kindlasti hea koht, kus ennast näidata ka klubidele, et kui sa võib-olla selleks ajaks veel kindlalt lepingut ei saa. Jaa, kindlasti selles mõttes, et ikkagi suve suursündmus korvpallimaastikul, et eks paljud pilgud ole seal ja kindlasti on seal võimalik ennast näidata või kellelegi silma jääda. Aga kas olete siin klubisiseselt juba leedukatega natukene töganud ka üksteist, et kes kellele ära paneb? No ikka, aga meil Jan Kuunasega käib siuke igapäevane nii-öelda platsil üksteisele tõestamine, et teame väga hästi mõlemad, millal Eesti-Leedu mäng on ja selline kerge tögamine ikka käib kogu aeg. Aga Elerin, millised on sinu eesmärgid tulevikuks? Soovid ka Eesti naiste koondisse pääseda? No ütleme nii, et mul on see klubikorvpall on nagu esmakohal, et ma seal saaksin hakkama. Et mul nüüd niimoodi ei ole, et ma seal pean olema. Kui ma saan, siis ma saan. Kui ma ei saa, siis ega mul elu katki ei jää. Aga korvpalli ikkagi võtad tõsiselt, et tahad siis ütleme klubi tasandil liikuda edasi, on kõrged eesmärgid seatud? Pigem ma ikka jätkan ja tahaksin ikka edasi tegeleda. Aga kuna tegemist on meie selle hooaja viimase saatega, siis teemegi nüüd eelvaate septembrikuisteks Euroopa meistrivõistlusteks. Möödunud nädalal jõudis Tallinnasse FIBA Trophy tuur, mille raames saabus Eestisse ka tänavuste korvpalli Euroopa meistrivõistluste võidukarikas. Ühes sellega anti stardipauk Eesti korvpallikoondise valmistumisele Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Koondise peatreeneri Tiit Soku sõnul on ühise treeningperioodini veel kuuke aega, peale jaanipäeva, aga alustatakse ühiste jooksu ja jõutreeningutega. Laias plaanis ikka valmistume nagu igal aastal, võib-olla see lihtsalt on nüüd enne otsustavaid mänge, siis on ikkagi pea kuu võrra pikem. Ja põhiplaanid on nagu ikkagi sama, et katsume nagu mänguplaanid selgeks saada ja siis hakkame ennast kontrollima kontrollmängudes. Korvpalliliidu presidendi Jüri Ratase sõnul loodab ta enne kõike seda, et koondis läheb Euroopa meistrivõistlustele igal mängul võitlema ning vastastele ei kingita niisama midagi. Sellisel juhul võiks loota, et tagatakse ka alagrupist edasi pääs. Korralikuks ettevalmistuseks, mille raames on kavas ka koguni 12 kontrollkohtumist, on igatahes vahendid tagatud.
Eesti Korvpalliliit on koos oma koostööpartneritega, kelleks on Utilitas, kelleks on Helme Metall, kelleks on Apollo ja ka sama jalajälge Nike. Tänu neile me oleme suutnud tõesti tagada koondise ettevalmistuse ja ka rahalise poole. Teadupärast on Eesti koondis loositud D-alagruppi üheskoos Läti, Leedu, Ukraina, Belgia ja Tšehhiga. Peatreener Tiit Sokku sõnul on enamike vastaste mäng juba teataval määral skauditud ja läbi analüüsitud. Eelmise kvalifikatsiooni mängude põhjal on 3 võistkonda juba täiesti lahti joonistatud, keda me nagu kindlalt teame. On veel skautimata on Leedu ja Ukraina. Ukrainal oleneb peatreeneri küsimuses, siis peale seda saab nagu mõtlema hakata ja Leeduga on natukene aega, ütleme. Nagu vastased on suhteliselt selge ka see põhituumik, kes Eesti koondist sügisel esindama asuvad. Peatreeneri valikus tõenäoliselt suuri üllatusi ei tule ning vankrit veavad ikka teada-tuntud mehed. No ütleme seda vankrit, kes siiamaani on viimased tsüklid vedanud, on ikkagi suhtkoht stabiilne nimekiri olnud ja eks me toetume ka ikkagi põhiliselt nendele mängijatele, nii et ma arvan, et hetkel nagu üllatajaid küll on vähe usutav. Eesti seni parim koht EM-il 5. pärineb 1937. ja 1939. aastast, kui koondist juhendas Herbert Niiler. Käesoleval aastal anti USAs välja meie legendaarse treeneri elust rääkiv raamat. Möödunud nädalal käis Eestis Herberti lapselaps Erik, kellega õnnestus ka raamatust rääkida. This is a book about Herbert Niiler and his life growing up in Estonia, about his life as a basketball coach, about his life in the wartime and the challenges he faced raising a family and helping that family leave Estonia when life got too tough here. Herbert Niiler juhendas Eesti koondist ka esimestel olümpiamängudel, kus korvpall kavas oli ehk 1936. aastal Berliinis. Eesti sai läbi aegade esimeses olümpiakorvpallimängus võidu Prantsusmaa vastu ning seni Eesti jaoks ainsaks jäänud olümpial saadi lõpuks 9. koht. He was not a strict taskmaster, but he was somebody who really loved the game and loved sports and physical education. And he brought a lot of these things to Estonia. He was one of the founders of the YMCA here in Estonia. And he continued this. He had sports camps in Estonia in the 1930s and the countryside. And he continued this life in the United States as well. Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse, seda kõikide meie fännide vahel, kes jagasid postitust meie saate algusaja kohta. Siim, ole hea, võta siis siit nüüd üks nimi. Nii, ja võitja on Margus Saareoja. Palju õnne, Margus Saareoja, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga meie jätkame nüüd tõeliste tippliigade NBA ja Euroliigaga. Euroliiga võitjaks tuli tänavu Madridi Real, kellega nii alagrupis kui vahegrupis kohtus ka Siim-Sander Vene koduklubi Kaunase Žalgiris. Kõik 4 omavahelist mängu lõppesid Hispaania suurklubi paremusega. Vene parim esitus Euroliiga võitja vastu tuli vahegrupi viimases mängus, kui ta kogus 8 punkti ja 5 lauapalli. For me, my 13 players are stars. They're great players, but that doesn't going to give you anything. You got to make a team. And from the first day I'm coaching this team, that's what I tried. Make a team. Korvpalliliigas NBA on play-off-mängud kulgenud suuremate üllatusteta ja mõlema konverentsi finaali jõudsid ka põhiturniiri põhjal 2 paremat. Konverentsi finaalides on hetkel ohjad haaranud Golden State Warriors ja Cleveland Cavaliers. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja And One korvpalli kõikide meie Facebooki fännide vahel. Auhindade loosimine saab teoks tänu FIFA spordile ja loosikorvis on üle 2900 nime ning olen nummerdanud nad suvalises järjekorras ja igal lehel siin korvis on 25 nime, et ütle Elerin alustuseks üks number. Võtan enda Siimu numbri, siis number 5. Ja võta siit üks leht ja number 5 on Helmo Jõesaar.
Palju õnne, Helmo Jõesaar, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga üks loosimine on meil täna veel. Unibet, mängijatelt mängijatele. Meie toetaja Unibet on auhinnaks välja pannud pusa ja puffi ehk torusalli ja nende auhinnade võitmiseks tuli meie Facebooki lehel teada anda, kelle poolt olete Eesti meistriliiga finaalseerias. Olen taas sama süsteemiga siis suvaliselt nummerdanud kõik vastanud ja igal lehel on 25 nime, nii et Siim, ütle alustuseks üks number. 11. 11 ja võta siis siit üks leht. Janari Pääbus. Janari Pääbus. Palju õnne võitjale, teatame teile pärast saadet, kuidas oma auhinna kätte saate. Unibet, mängijatelt mängijatele. Üks sõnum Unibeti kohta veel. Tänu meie koostööle Unibetiga saab nende kodulehel, kasutades boonuskoodi pallkorvi, suured tähed ja sidekriips vahel, vaadata erinevaid spordiülekandeid, nii VTB ühisliigat, NBA-d kui ka teisi liigasid ja alasid. Meie räägime ka tänases viimases videoloos Eesti meistriliiga finaalseeriast. Tänavuseks Eesti korvpallimeistriks krooniti teenitult Tartu Rocki meeskond, kes alistas finaalseerias mängudega 4-1 Kalev Cramo. Viimaseks jäänud matšis teeniti Tartus 86-67 võit. Muljetavaldavalt enesekindlust näidanud Rocki ja ühtlasi ka finaalseeria väärtuslikumaks mängijaks kuulutati Tanel Kurbas. Rocki peatreeneri Gert Kullamäe jaoks oli võidetud tiitel tema peatreeneri karjääri esimeseks ning ühtlasi vabanes ta suurtest pingetest, mida Kalevi viimaste aastate 4-0 võidud olid tema õlule pannud. Nagu Kullamäe ise ütles, oli tegemist tõelise meeskonna võiduga. Viimati tuli Rock Eesti meistriks hooajal 2009-2010. Saime seerias suhteliselt kiiresti selle esimese võidu kätte, et meil oli seda hädasti vaja, et saime psühholoogiliselt, saime ree peale ja siis oli juba lihtsam. Ja teine asi kindlasti ma arvan, et me panime oma füüsilise ettevalmistuse ja panime see aasta nagu natuke teistmoodi, tegime asju ja panime paika, et finaalseerias ma arvan, iga mänguga me läksime paremaks nii mänguliselt kui ka füüsiliselt. Ma olen saanud Tartu Rockis 9 aastat olnud ja ma olen võitnud Eesti meistrikulla nii mängijana, abitreenerina kui ka treenerina, nii et tulge ja tehke järgi. Selline oligi pallkorvi hooaja viimane saade. Kindlasti tasub jätkuvalt liituda meie Facebooki lehega, sest sealt saab kõige kiiremini teada, millal saated taas jätkuvad. Eeldatavalt saab see toimuma oktoobris. Aga Siim, sul jätkub juba sel nädalal hooaeg finaalseeriaga, nii et edu siis finaalideks. Ja Elerin, sulle soovin edukaid klubiotsinguid. Aitäh! Teile televaatajad soovin aga suveks mõnusat ilma ja pallkorvi. 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 Suvi, sillerdav suvi, lõputult pikk on veel, kauaks nõnda nüüd jälle jää.